kuna mul landi kadu Emajões on päris suur ja umbes 3 landist olen ma seepärast meelnud, et tross on järgi andnud. Ja ma kasutan suht palju Hiina trosse, made in AliExpress. Ja siis mul tuli mõte katsetada, kas nad on nii tugevad, nagu nad väidavad. Enamus trosse on mul siis, praegu mul siin rohelist värvi, aga muidu on mul ka olnud neid musta värvi. On 25 senti ja 50 LB-d. Ehk siis 22 kilo natukene peale, 22,5 või midagi sihukest. Aga et huvitavamaks, siis ma mõtlesin katsetaks veel mõnda asja nagu mingit 9 kilogrammist, 13 kilogrammist ja see ka 13 jah. Ehk siis katsetaks ära 9 kilose, 13 kilose ja 22 kilose trossi, kas nad peavad vastu sellele väidetavale kilogrammi raskusele. Vaatame, mis saab hakkab. Nii. Natukene ei saa kiikuda siin. Normaalse aasa. See nöör on kas 0,33 või 0,35, seda ma enam ei kasuta. Ta on liiga jäme, ta ei lähe põhja. Lase või terve kilomeetri järgi. Siin kuskilt nii kõrget. Ja. Nii, alustame kõige nõrgemast ehk siis 9 kilogrammisest trossist ja siis liigume üles poole. Kuhugi nii kõrgele, uus sidumine. Vaatame, palju siin ämbris vett on siis koos kaaluga. 9,4. Paneme natuke vähemaks igaks juhuks. Äkki teeb 9 kilot vastu. 7,77, peaaegu 8 kilo. Paras testida. Nii 9 kilone tross. Can you do it? Esimene asi, sõlm oli halb. Katse 2 tuleb kohe. Seitse kilo, pea 8, ei ole probleemi. Kui tuleb väike kala ja ei hakka tranglit tegema. Anna juurde. Ära kohe.
nii, 9.12. 9 kilo on tross, proovime. Kas 9 kilo tuleb, peab vastu? Olemas. No nii. Paneme kohe 2 kilo juurde. 11. Muidugi ei kujuta ette. 9 kilone haug. Kui palju jõudu ta suudab rakendada. Ei tea. Nii, palju siin on nüüd siis? 10. No proovime 10 kiloga ka. 10 sai saatuslikuks. Kust järgi andis? Trossi pöörlev läks puruks siis. Nii, nüüd ei ole muud, kui liigume edasi järgmise trossi peale, ehk siis 13 kilose peale. Et sellele sai siis kilo peale, ütleme niimoodi. 9 ta näitas ja 10 saime testitud. 13 kilone. Ootame. No, 10 kilo jäigi. 10 kilo vett. Kannab. Nii, paneme siia 3 kilo juurde. Kas 13 kilo peab vastu? Nii, 13 liitrit on peaaegu täis. Neist võtame vähemaks. $13 kilo ja no oleme ikka täpsemad, igaks juhuks. 12,97. No nii, 13 kilone tross. Can you do it? Nope. Ei saanud hakkama. Läks lihtsalt puruks. Vau. Ma oleks uskunud, et on tugevam. Lihtsalt puru läinud. Eks muidugi olen firma trossist ka, aga noh. See oli siis Jackson 13 kilone tross, ära osta. Epic fail. Ja nüüd katse viimane tross. Hiina AliExpress 50 LB-d. Mida sa suudad? Nii, palju see vett järgi jäi nüüd? 13 kilo. Proovime kõigepealt 13-ga. Sa raisk. Nöör läks katki või? Uskumatu. 0,33 nöör läks katki. Ma panen uue nööri, selle sama. Marata see on juba natuke viga saanud. See 0,33 nöör, see peaks olema mingi 40 kilo tõmbejõudu, ma ei tea, nagu pakun puusalt. $12,8 kilo
vett läheb minu trossi peale. Jep, see nöör ei pea vastu. Okei. Siis ma teen üldse niimoodi, et ma võtan oma ühelt õngelt, kuhu ma just panin uue nööri peale. Nii, siin on mul siis 0,23 nöör peal. Umbes 6 aega vana. Et see ei tohiks probleemiks olla. Kohe saab teada. Aga mis ma märkan praegu? Mul ei olegi nöör katki läinud, vaid see tross, see Hiina tross, mis peaks olema siis 22 kilo. Selle on järgi olnud pöörlev. See on lihtsalt katki läinud. Ma arvasin kohe, et nöör on katki läinud, aga ei ole. Hoopis pöörlev. Ehk siis Made in China. Mul neid trosse on veel. Mis ta siis tegelikult vastu peab? Ma võtan kohe järgmise. Kas ta 10 kilo üldse peab vastu? Nii, 9,25 kilo. 10 kilo. Sama palju nagu see kõige peenem nöör. 2 tükki tohi kiikuda. Ja, 2 tükki tohi kiikuda. 11 ära. Nii, 11 kilo. Suudab. Mida sa teed? Mis järgi andis? Trossi pöörlev läks järjekordselt. Ühesõnaga, fakt on see, et 22 kilo ei need nöörid ega need trossid, need ei pea vastu. Suht üllatav minu jaoks ja natuke ka pettumust valmistav. Pulli peab ka tegema.